mõtlesin, et ma teen väikse update'i. Ma olen praegu imekaunis kohas Lõuna-Prantsusmaal ja meil on maalipraktika. Ja me elame ühe eestlase villas. Siin on imelised vaated. Ja meil on nii soe, nii soe. Ma vaatan, kas ma leian mõne johedma koha, kus saab veits juttu ajada. Me oleme päikse poolt nii kõrvetatud ja räsitud, aga samas on nii mõnus. Ja me maalisime. Meie õpetaja on seal puu taga, kes meid juhendas siin. Suvi on nii kiiresti läinud. Ja ma tean, et ma juba lubasin teile, et ma teen treffist ja kohvikute päevast ja ma ei tea millest veel videod. Aga meil oli Andresega nii palju tegemist, et esiteks treffile me kahjuks ei jõudnudki. Kuhu me tahtsime väga minna ja kohvikute päev läks ka nii lennatas ja see oli tohutult palav päev, nii et me ei hakanud seal ka filmima. Ja praegu me oleme siin Nitsa lähedal mägedes, ühes villas maalime. Meil on jah selline nädalane maalikoolitus siin ja eks natukene on puhkamist ja nautimist ja muuseumite ja näituste külastamist ka. Ja ma käisin enne reisi veel ära ka hambaarsti juures, seal CityMed kliinikus ja ma siiski otsustasin valida endale Invisalign kaped, sellepärast et tuli välja, et mul läheb ikkagi vähem kapesid vaja ja kokkuvõttes see tuli isegi odavam kui need Arnivool omad, sest kevadine soodustus, mis nad pakkusid, see venis edasi. Nii et mul läheb kapesid umbes poole aasta jagu ja see läks mul kokku maksma natukene alla 3000. Nii et esialgsest 4200-st sai kuskil 1000 võrra soodsam valik. Ja ma arvan, et kui ma lähen neid kapesid kätte saama ja eeltööd ommastele tegema, siis ma üritan teile seal ka veidike filmida. Nii et ma valgustan teid infoga, täpsema infoga, kui ma need kaped kätte saan. Nüüd nädal peale nüüd seda reisi kuskil ma lähen, saan need ka kätte. Ma ei tea, siin on nii halb valgus. Ja kui psoriaasist rääkida, siis siin kindlasti soojas kliimas ja sellest tohutult soolases vees ujumine teeb nahale head. Nii et selles mõttes ma tunnen, et mu nahk naudib seda siinset vett ja loodust väga hästi. Ja ausalt öeldes isegi need seljavalud ja kangus on nagu siin paremaks läinud. Nii et ma isegi öösiti ei ole siin valuvõigisteid võtnud ja ma saan hommikul kummardada ja sokid normaalselt jalga panna ilma selleta. Ma ei tea. Igatahes ma olen terve suvi möllanud nende arstidega, nii et kuskil, ma ei tea, suve keskel ma sain siis lõpuks panna perearsti kaudu reumatoloogia aja ja see reumatoloogia aeg on alles septembris, nii et ma praegu ei tea, millest need seljavalud on, kas see on psoriaasiga seotud või ei, aga no kui saaks vähemalt teada, milles asi, siis saaks natuke nagu raviga edasi minna. Teine asi, mul üks tuttav soovitas üle vaadata nagu elamise, et vaata, ma ei tea, kus koha peal sa magad, et ega sul ei ole mingeid, ma ei tea, ega sul ei ole üleliigset, ma ei tea, internetikiirgust või mis iganes, et vaata kõik asjad läbi, kuna ma olen nagu suhteliselt tundlik inimene kõikidele asjadele. Siis ma uurisin isegi natuke veesoonte ja asjade kohta ja kuskil foorumites oli ka kirjas, et sarnaselt veesoontele mõjuvad ka veetorud. Ja hea nali on muidugi see, et ma hakkasin siis vaatama, kus terve meie kortermaja
4 korteriga siis kortermaja veesõlm ja minu veepoiler ja torustik on täpselt minu voodi all nagu keldris. Nii et ma ei tea, ilmselt kuna ma olen selline tundlik inimene igasugustele asjadele ja vastuvõtlik, siis võib-olla ka on minu neid seljavalusid ja seda psoriaasi võimendanud ka see. Nii et ma nüüd proovin magada oma madratsiga mitte magamistoas ja vaadata, et kas see nagu leevendab kõiki neid hädasid. Nii et ma ei tea, võib-olla mu jutt juba läheb natuke liiga müstika valdkonda, aga sellised on faktid. Torustik, boiler, kõik on täpselt minu voodi poole all veel keldris. Nii et eks näis, kas nüüd mitte selle koha peal magades läheb paremaks. Igatahes siin reisil, kus mul ei ole seda torustiku all, on mul see palju parem. Ja ma näen mingi tohutu suur lind lendab mingi kodkas. Ma ei tea. Okei. Ma arvan, et praeguseks kõik. Ma võib-olla näitan veel mõned ilusad vaated, mis siin meile avanevad. Ja siis juba näeme teiega mõnes järgmises videos. Seniks saate jälgida ka mind Instagramis ja varsti jälle uus video.